toom, hoolali ja hei. Kel aastakümned meresõitu selja taga on, hoolali ja hei. Neist võiksin mina teile jutusta, hoolali ja hei. Kui te jungad ainult viitsiksite kuulata, hoolali ja hei. Eks rääkida ju võib, kui leidub uskujaid. Ja kui ka valet mina vannuksin, küll leidub pääseteid. Ja räägi veel, küll me kuulame jutusta, aga julgesti, küll me usume. Kord sõitsime paksu uudu sees, hoolali ja hei. Ja Pootsman ujus kärid käes laeva ees, hoolali ja hei. Uudu katki lõikas ta, hoolali ja hei. Ainult nii saime edasi me purjeta, hoolali ja hei. Eks rääkida ju võib, kui leidub uskujaid. Ja kui ka valet mina vannuksin, küll leidub pääseteid. Räägi veel, küll me kuulame jutusta, aga julgesti, küll me usume. Korda 10 meid torpeteeriti, hoolali ja hei. Igal teisel oleks läinud kole kehvasti, hoolali ja hei. Aga meil oli 2 meest alati ees, hoolali ja hei. Ja lingudega püüdsid torpeedosid veest, hoolali ja hei. Eks rääkida ju võib, kui leidub uskujaid. Ja kui ka valet mina vannuksin, küll leidub pääseteid. Räägi veel, küll me kuulame jutusta, aga julgesti, küll me usume. Kord tee peale ees oli allveepaat, hoolali ja hei. Kokk arvas, et on viskivaat, hoolali ja hei. Ja ta jooksis suure ruttuga, hoolali ja hei. Kaptenil Poots haaki küsima, hoolali ja hei. Eks rääkida ju võib, kui leidub uskujaid. Ja kui ka valet mina vannuksin, küll leidub pääseteid. Räägi veel, küll me kuulame jutusta, aga julgesti, küll me usume. Nüüd mered on igal pool miine täis, hoolali ja hei. Laevatee, mida venta muud kui käis, hoolali ja hei. Me tulime otsa, jäime terveks ka, hoolali ja hei. Seda nõksu teile ei ütle ma, hoolali ja hei. Eks rääkida ju võib, kui leidub uskujaid. Ja kui ka valet mina vannuksin, küll leidub pääseteid. Räägi veel, küll me kuulame jutustada julgesti, küll me usume. Jutustada julgesti, küll me usume. Olei! Tere vahvad raadiosaate kuulajad! Mina olen Laureen Lest ning täna kuulate saadet Eesti pärimusmuusika, ansambel Lõtsavägilased, külas Rasmus Kadaja. Saates saame lähemalt tuttavaks Eesti noore pärimusmuusiku Rasmus Kadajaga, kes on rohkem tuntud ansamblist Lõtsavägilased. Saate esimeses pooles tutvustame ansamblit Lõtsavägilased. Teises pooles liitub meiega Rasmus Kadaja. Just kuulsite Lõtsavägilaste kõige uuemat singlit, mis ilmus 7. märtsil. Bändi alguseks saab lugeda seda, kui untsakatest tuntud Margus Põldsepp pani 2013. aasta detsembris kokku enda juures Lisabelina Lõõtsa õppinud õpilaste Andres Elma, Rasmus Kadaja ja Tobias Tae ansambli. Ansambel tehti mõttega, et õpilased saaksid kogemuse ja tunnetuse, kuidas on ansamblis mängida. Ootamatult hakkas ansambli
tegevus aga nii kiiresti arenema, et väikene projekt kasvas suureks. 2014. aasta 29. jaanuaril tegid lõõtsavägilased oma esimese proovi Karksi-Nuia muusikakoolis. Esimene aasta kandis ansambel nime Karksi-Nuia muusikakooli Lõõtsa ansambel, kuid suvel muudeti nimi lõõtsavägilasteks. Esimesed pool aastat õpiti ainult pillilugusid, kuid peale seda hakati rohkem rõhku panema laulmisele. Esimesed aastad võis laval näha ainult 4 lõõtspilli, kuid 2017. aastal vahetas ansambli solist Andres Eelmaa oma põhipilli basskitarri vastu, et anda ansamblile juurde rohkem kõlavärvi. 2019. aasta jaanuarikuus liitus ansambliga Ott-Mait Põldsepp, kes mängib kitarri ja mandoliini. Lõõtsavägilased mängivad põhiliselt rahva- ja pärimusmuusikat, kuid nad ei pane kätte ette teistelegi muusikastiilidele. 5 aasta jooksul on ansambel andnud juba üle 600 kontsertesinemise. Samuti on lõõtsavägilased esinenud kõikidel suurematel folkfestivalidel üle Eesti ning teinud koostööd näiteks Untsakate, Setode, Jaan Pehki, Hardi Volmeri ja Metsatölluga. Lõõtsavägilased on võitnud 2015. aastal Etnokulbi kategoorias uustulnuk pärimusmuusikas. Viljandimaa kultuurkapitali aastapreemia 2015. aastal, ERRS Lokulaua 2015. aastal ning 2018. aastal Raadio Elmeri aastaloo tiitli looga Kui laupäõhtu jõudis. Lisaks andsid nad 9. märtsil välja uue kauamängiva nimega Lõõtsavägilased, mis on kättesaadav nii poelehtidel kui ka näiteks Spotify's. Nüüd aga on meil külas Lõõtsavägilaste lõõtsamees ja mänedžer Rasmus Kadaja. Tere, Rasmus! Aitäh, et leidsid aega meile täna külla tulla. Tere! Nii, kuna sa meil siis täna siin raadiosaades külas oled, siis küsiks sinu käest ka paar küsimust. Jaa. Kõigepealt tahaks teada, et kuidas sina ja te üldse nagu bändiga leidsite tee pärimusmuusikani nii, et hakkasite sellega tegelema juba väga varakult ja nüüd olete kokku juba siuke 8 aastat pilli mänginud ja rahvale sellega rõõmu pakkunud. Jaa, et mina hakkasin õppima akordionit tegelikult ja siis võtsin lisapilliks garmoška, mis on siis vene lõõtspill, väike. Ja siis tuli aasta hiljem hakkas õppima Andres garmoškat, tema õppis muidu kannelt. Ja siis tuli Tobias ja siis me võtsime kõik tunde Margus juures. Ja siis ta pani meid kokku mängima. Ja siis Margusele jäi selline mulje, nagu oleks, või no selline tunne, nagu oleks veel löö oma algusaegadel. Et 3 väikse garmoškaga ja siis kuidagi jah, hakkasimegi kokku mängima ja siis esinesime 2014 Karksi-Nuia kultuurikeskuses muusikakooli jõulukontserdil. Tegime viimase loo koos ja siis sealt see asi hakkas edasi minema, et hakati kutsuma esinema juba. Ja no siis ma arvan see start meil oli Viljandi folk, et seal me mängisime iga päev tänaval, leerdasime oma 8 lugu, mis me selleks ajaks oskasime. Ja jah, sealt läkski edasi see asi. Ja kuidas sa üldse muusikakooli õppima sattusid? Noh, ma tahtsin tegelikult kohe lõõtsa hakata mängima seda Eesti lõõtsa ehk siis depo tüüpi lõõtsa ehk siis depopilli, depo lõõtspilli. Jah, mulle arvati, et lõõts on minu jaoks liiga suur pill. Ma ise olin vist 10-aastane umbes. Ja siis suruti akordioni peale. Ja siis jah, või no ma vaatasin, et Margus mängib nii lahedalt ja siis tahtsin ise ka kohe lõõtspilli hakata õppima. Aga siis oligi, et no Margus oli see ajend, miks ma tahtsin minna üldse pilli õppima. Räägi, kuidas Eesti pärimusmuusika selle 8 aasta jooksul muutunud? Ma arvan, et on muutunud, sest nagu ikka, mida aeg edasi, seda rohkem, ma ei tea, erinevaid ideid ja asju tuleb erinevatelt inimestelt ja siis ongi need arranžeeringud ja tehakse lugu oma näoliseks või niimoodi. Näiteks, no praegu on hea näide, et see Trad Attack, et nemad teevad oma lood valmis ja siis esitavad neid ja annavad albumeid välja. Aga siis nüüd on Nõpp on teinud nende lugudele veel mingid remix'e ehk siis jah,
see võib jah, igaühega juhtuda. Või no näiteks untsakad. Mingi remix on tehtud, mis untsakatele eriti ei meeldi. Sellest Vene riigi seadusest, sellest loost. Kuidas te nagu endale repertuaari lugusid leiate ja mille järgi te valite? Me enamus lood oleme saanud arhiividest, ERR-i arhiivist ja siis on see Kivikese arhiiv, Kivike Kirmus või mis ta oli. Ja siis käisime Tartus seal arhiivis ka kohal ja siis Marguselt oleme saanud hästi palju lugusid. Või no muidu Margus ongi enamus neid lugusid meile toonud ja no proovinud sobitada ja nii. Aga nüüd me oleme vaatanud jah, ma vahepeal seal arhiivis tuhlan ja siis kuulan, mis sõnad on, mis tekst on. Jah, selliseid naljakaid laule otsime ja millel on hea viis ka. Kui palju tänapäeval üldse pärimusmuusikuid kutsutakse pidudel esinema ja milline on teie peamine kuulajaskond, et kas on rohkem nooremaid või vanemaid inimesi üldjuhul? No rohkem on ikka vanemaid. Aga on ka päris palju pidusid olnud, kus on nooremat kuulajaskonda ja isegi päris hästi on peale läinud. No folgil on nagunii noored koos seal. Aga esinema kutsutakse ikka päris tihti. Me olemegi pidanud nüüd ära ütlema päris palju kutseid. Jõuame ka selle küsimusele, et sa tegelikult juba rääkisid ära, et teil on üsna palju esinemisi, aga mis sa ise arvad, et kui populaarsed näiteks te teistega võrreldes olete? Ma arvan, et suht võrdselt äkki va. Esinemisi on palju, teistel on ka esinemisi. Et nagu näiteks kui võrrelda, kes on meil suurimad või tuntumad pärimusmuusika bändid, näiteks Untsakad, kui sa nendega võrdled, kas te olete nagu samasse kanti selles suhtes populaarsuselt? No ma ei tea, kas sama on, aga ma arvan, et midagi sinnapoole jah. Et päris palju kuulajaid on ikka, kui me esineme kuskil. Aga mida sa arvad, et kas selle jaoks saab ka midagi teha, et pärimusmuusika rohkem noori kõnetaks? Et kuna sa ütlesid, et kuulajaskond on pigem ikkagi teie kontserditel siuke vanemapoolne, kas midagi saaks teha, et see ka kõnetaks rohkem noori? Et rohkem oleks nooremat kuulajaskonda teil kontserditel? No kui nüüd mõelda, siis tegelikult päris paljud noored on hakanud seda Karmoškat mängima. Et või no ma praegu ei oskagi otseselt öelda, kuidas seda nagu noortele veel lähedamaks teha pärimusmuusikat. Aga või no praegu ongi näha, et see hull Karmoška liikumine on üle Eesti. Et see Piret Aus siin veab seda päris hästi eest ja siis üle Eesti on need Karmoška kursused. Ja siis seal on ka ikka päris palju noori. Ehk siis sa arvad, et see on nagu hästi palju kaasa aidanud sellele ka, jah? Jah, ja näiteks need koolikontserdid, et seal, kui me ise oleme ka andnud neid, et siis seal on ka ikka huvi tuntud pillide vastu. Ma ütleks pigem, et see pärimusmuusika populaarsus noorte seas on, ma arvan, pigem kasvutrendis. Mitut pillide bändi peale kokku ühe kontserdi jooksul mängite, kui teil on tavakoosseisus? 10. Minul on Eesti Lööts ja Karmoška. Tobiasel on 2 Karmoškat ja Eesti Lööts, kokku 5 juba. Otil on mandoliin, kitarr, 7. Andresel on bass ja Margusel on Eesti Lööts ja Karmoška. Päris palju. On teil plaanis veel äkki mingisuguseid pille juurde võtta? Ma ei usu. Trumme küll ei taha. Miks nii? Miks nii? Sest nii palju jamamist on nende trummidega. Peab nüüd üles panema. No jah, siis ei oleks see bänd enam see sama ka. Nagu oli sellel Veellüül, et kui kuulata nende varasemaid neid albumeid. Ja siis nüüd, et siis on ikka teine vahe sees, et minule isiklikult meeldib see varasem Veellüü rohkem, kus nad olid käinud, mis seal oli, Karmoškad ja lõõtsad ja viiul, bass. Ma isegi ei mäleta, mis algkoosseis oli siin. Kas selle 8 aasta jooksul
on tulnud ette ka hetki, kui oled mõelnud, et võiks pillikotti ära panna ja asja ära lõpetada? Ei ole. Ja sellega saidki mul küsimused otsa. Aitäh, Rasmus, et tulid ja vastasid. Palju edu teile edaspidises, palju kontserte ja loomingulisi ideid. Aitäh ka kallis kuulaja, et kuulasid saate lõpuni. Loodan, et said siit vähemalt mingil määral uusi teadmisi. Lõpetuseks lasen teile lõigu Lõtsavägilaste sabaloost. Head kuulamist ning kohtumiseni. Inimene loomakene, sündinud ilma sabata, aga saba väga vaja, saba väga tarvilik. Aga saba väga vaja, saba väga tarvilik. Lauba õhtal sauna minnes poleks vihta vajagi. Võtaks oma saba jupi, sellega end vihtleksin. Võtaks oma saba jupi, sellega end vihtleksin. Ja hõissa, paremalt kui hõissa, sa ära nooruta ja liialt kurvasta. Veel kord hõissa, paremalt kui hõissa, sest elu üürike ja noorus lüürike. Sõbra mehel vastu tulles annaks saba katsuda. Vihamehest mööda minnes saba peale astuks tal. Vihamehest mööda minnes saba peale astuks tal. Johtopaati elust mis ei leia lahendust. Siis on kõige parem abi, saavad sõime siduda. Siis on kõige parem abi, saavad sõime siduda. Hõissa, paremalt kui hõissa, sa ära nooruta ja liialt kurvasta. Veel kord hõissa, paremalt kui hõissa, sest elu üürike ja noorus üürike.